peale niimoodi, et pane koer kõigepealt enda kõrvale, kannadab siia kõrvale. Nii, kui ta on kõrval, siis ütled, et otsi ja rahulikult hakkad minema. Pidurda! Ei ole kedagi, kõik on korras. Las ta vaatab. Väga hea. Stopp. Lähemale tuleb. Tubli, nüüd kiida. Tule ära, aitab. Läheb järgmise ringiga. See, kus ots on, seal saab seisma jääb. Ei pea lamama. Mõni võib ka lamada, et seisma peab ja käppa tõsta. Kui käppa ei tõsta, ei ole hullu. Aga lähemal ei tohi. Mõni tõstab esimest jalga, mõni tõstab tagumist jalga, aga seda ei saa õpetada, see on kaasa sündinud refleks ja paljud koerad ei hakkagi tõsta. Ja seda ei tasugi nõuda. Stopp! Ta läks vutti otsima praegu. Vutid, ja. Vat. Vat ongi, seisab. Ilusti seisab. Tubli. Katsel kasutatakse 3–5 lindu. Ja nendest ta peab siis ühe sõnaga poolelt peab ära nõusutama. Seal on kõva lõhn. Lõhna tundmine on tal hea. Kaitsmine on hea. Maast otsida. Nina peab püsti olema. Ta ei otsigi maast või? Ta võib maa panna nina jälgi ajamiseks, aga üldiselt peab nina hoidma üleval. Ta peab seisma ja seismise aeg on, seisab 5–10 minutit ühe koha peal. Kohe ei tohi ära kutsudagi, kui ta seisab. Tuleb lasta seista, selle järgi hinnatakse, selle järgi saad punkte. Mida kauem koer seisab, seda parem. Ja kui korra seisab ja ära tuleb, oled läbi kutsunud. See, et ta korras seisma jääb, ei maksa midagi, ta peab pidevalt. Seismine peab olema stabiilne. Ise peab koera kõrval olema, kui ta seisab või kuskil kaugemal. Ise või? Ükskõik kus sina oled, sa võid siin olla. Takasi! Ei ole oluline. Läheb järgmine peale. See on hull loom. On hull loom. Me läheme pärast üle jõe uuele maastikule. Siin on juba lõhnad hakkavad segama. Tema on tubli koer, ainult üks asi, mis tal on, et tal on koledalt nina paneb maa. Aga no siin on vuti lõhnad on maas. See on selge. Ta peab nina püsti olema. See on see stiilsus ja maneer. Kuuled? Lõhnad tundmine on ka hea, näed vutide juures. Seal on uus võõras lind. Kärr!
kaasan on nii võõra lõhnaga, et... Vaat. Ära lähemale. Ta nagu tunneb lõhnaga, ta nagu ei näe lindu. Ei no varsti ta on vutisaarne. Ma ei ole seda teist lindu. Me käisime utiga. Oma utit kaasa võtta. Me käisime oma utiga. Ja võib võttidega ka käia, olen sellest anda. Kuidas nõudmised igal pool on. Oma juures me käisime utiga. Ja kui te püüda, kui järgmine kohe läheb ja kui ta seisma jääb, laske seista, vaadake kaua peab vastu, ära seda kutsuda. Vaid las ta seisab ühe koha peal, ta peab seisma. Mida kauem seisab, seda parem. Kui sa näed kassi näiteks, ta samamoodi seisma käpa üles. No käpa tõstmine on kaasa sündinud refleks, seda ei õpeta ühelegi koerale. Kui ta ei tõsta käppa, see koer võib väga hästi töötada ja saab läbi ka. Aga üldreeglina mõni tõstab tagumist jalga, mõni tõstab esimest jalga. Minu koerad tõstavad vasakut käppa. Mõni tõstab paremat käppa. Aga see on ka refleks. See on tõu sees, kui sugupuus ei ole käppa tõstjad, siis ei tõsta ta sul käppa küll. Ja seda ei õpeta mitte kunagi. Aga sellega ei ole küll koer läbi kõrgnud. Kui tema ilusti seisma jääb ja seisab, on kõik super. Proovib ka käppa tõsta. Tema on asi selline, et kui juba välja treenitud koer, kui ta jookseb, järsku saab lõõna, läheb lõõna peal. Ja kui ta siis juba jagab laedal, siis on kohe niisugune seisang, stopp. Ja käpp pea üleval. Esimene kui tagumine jalg on üleval ja seisab kui känd. Ei, see seisis ilusti ja minge järgmise koeraga. Aga ärge nii, kui ta ei nuusuta teda ära, aga näe. Tõmba tagasi koer, ei tohi lasta sinna juurde. Aga ta tõstas käppa. Ja väga korralikult. Väga korralikult. Esimest vasakut käppa. Ideaalselt. Kes niimoga tuleb, tulge näed. Siit peale, kui selle maa pealt. Järgmine koer, mene siit peale. Siis ei seda, ära sinna üldse lasebe. Väga ilusti tõstis käppa. Aru ma ei saa, kord, ta sai kaua seista. Kord kutsu ära. Ei, ta läks peale lihtsalt, ta tahab, et sa seisaksid nad selle oksa jah, aga sa ei näinud ennem seda. Ei, ta ei näinud, ta nagu tunneb seda lõhna, aga ta ei jää nii kaugelt sinna. Vaat see ongi see, et kui harjudab vutiga, nad on harjunud nagu nii lähedale selle linnule minema. Et ta nagu lähevadki sinna peale. Siis on ka siuka pilt, et mis värk see oli. Hoia, kapp on üle, hoia kinni. Ära tagasi ka tõmba, ei toidavad tagasi kostu. Seal olema, kus saad. Paratamatult tagasi, sest koer ütleb suur isane, et tundub niisuguse jõuga vaata. Tubli. See on see koht, mida ma tean. Tubli! Järgmine koer. Ma saan aru, et faasan tehti enda omaks või? Sõbraks sai. Ei no, mõtlen tõstati jalgad, minu oma. Teise koolda. Tule siit poolt, kohe ära sinna voti lõõna peal lase. Kui
ta otsib, sa ei pea talle maiust andma see aeg. Istu maha. Vaasel on jah suur ilmuareka lind. Kohe kätte pistida. Mõtle, ta tahtis olmetuks lüüa. Ta oleks seal seisnud, ma arvan, tükk aega, siis ta oli täpselt siuke. Vaasel oleks seda löönud. See Vaasel vaata, et rapsib päris palju, see paneb koera liikele. Vaata meil rapsimist, küll on ka taha. Kas votid on seal alles või? Jah. Jah. Kui nad jalga pole vaadanud. Siis linna liimata laske. Ära seda liin on. Kas ta võib istuda ka või? Kas pointimine väsitav töö muidugi see istuda? Ta naudib ilma, ta ei räägi. Saad teda nuusutada ka tead. Lähemalt, aga tagasi.